mööda paned sellest saarest, maandud ükskõik kuhugi mujale, siis sa lähed uuesti viskama samast kohast ja see oleks 3. vise juba, nii et see oli tehtud meil nii-öelda mängijate irriteerimiseks, ütleme. Ma ütlen ikka suht ilus otsevise sinna. Jah, kui sa ikka seda putterit valdad, siis see on siin rajal raudselt kõige parem vise nagu. Ma vaatan, et sa isegi lähed saart ründama tagakäega. Ja viskan kusjuures PA3 ja 400 plastik glow PA3. Jah, helendav plastik. Ta on kuidagi suureks sõbraks saanud sellega ette ka. Nii, vaatame natuke. Ai, tuleb tagasi ilusti, pole paha. Ja ta on vähe kangem kui tavaline PA3, et nii, et ta tuleb just selle, et ta teeb selle keeramise seal lõpus alati. Just, ja siin rajal see keeramine täpselt õige asi nagu, et on vaja. Nii, no siin on nüüd jälle, see nagu vaatan, et tundub kahtlane juba, eks, et läheb jälle oma putrit eestkäega viskama. Aga tundub, et Tatšan nüüd on nagu vähe parem. Super mees jagab seda asja küll, nagu kuidas nüüd visata. Ja selline enesekindlus mulle meeldib, jah. Nii, jah, Indrekul on see madal vise nagu. Jah. Aga tuleb hoobejoonest üle nagu. Jah, just. Maandus võib-olla enne hoobeent, aga sealt tänu madalusele kandis natuke mööda maad edasi. Hõljus võib öelda. Markole peaks olema nüüd suht lihtne räda nagu. Tema tõmbab ka neid puttereid niimoodi õhku ja saab selle puupõrkest ka, noh. Ei põrend tagasi õnneks, et on nii. Ja sealt august õnneks siiski nagu mänguväljakult seest. Keegi ei pea nagu trahvi võtma. Aga jah, sealt on, ütleme, see putt on siiski suht keeruline. See ei tohiks olla nii keeruline enam. Üks täitsa Marko nagu tavaline olla, et 80% ära visata, aga seekord nagu läheb oli see üllatavalt kõrge väga nagu jah, Martin Jaanet jälle ehk siis sina, Krister ja Martin on võtnud jah, nii on siin ei tohiks olla Krister on rutiinne, sul on päris sisse 17, 14, 11, 10, 10 oli vist ei päris, kas Krister oli nii hästi igatahes sa olid tõusnud teiseks ma õigesti mäletan kas ma olin Marko kätte saanud juba? Minu arust olid, aga vaatame äkki see seis meil tuleb siin veel see on huvitav joon, et ta mängib nagu seestpoolt siit sellest mitmearvusest ma ei ole päris kindel, kas sa tahtis sealt minna või ja just, äkki läks kogemata, aga see läks päris hästi tuli välja mulle tundub, et ikka tagakäsi peaks mängima ümber selle puu. Ja nüüd on mul käes siin H2. Päris kange ketas. Päris kange siuke relv, mida ma ütlen, et ma peal alles õpin tundma. Aga selle väega ma kogu natuke vähe raskusi olnud, et eest käega on teda raske visata ikkagi, et selleks, et korvi alla saada. Nii, see tõmbab, selles mõttes on hea, et sul see annukas tuli nagu, et see selle ketta puhul töötab. Nüüd ei jookstis see kinni. Ja jookstis see kinni, oleks väga ilusti tundselt, kus sul jaa, üritus ma ütleks ikkagi. Lüster ikkagi läheb mingisuguse driveriga. Ja ees käega siis. Just. See peab nagu midagi, mis siit august läbi minnes hakkab üle minema vasakule. See oleks nagu loogiline sellisel juhul. Ja siiski suhtelt otseks jääma, et lõpus. Nii, kuule see on... Ai, mingi põrge. Aga sealt on juba päris putil, et ja nii kui sa sellest mitmearvust mööda saad, siis saad putil. Ja kui sa jäid tema taha, siis on ikkagi keeruline. Nii, Indrek siis tagakäega. Vaatame, mis siit tuleb. Otse korvile. Päris huvitav. Jah, see on päris hea. Jah, selline madal. Kuigi ma ei ole jälle kindel, kas sa tahtis sealt august minna, aga töötav ütleme nii, et pole oluline lõpuks. Nii, Marko natuke läheb liiga paremana. Aga tuleb. Wow. Üle korvi. Super luks nagu. Ja see oli kõige kaugem vise. Aga hästi. Siin kui nüüd see toomingus, mis siin korvi vahel läheb, ei oleks nii okstega madalal, siis oleks üldse hästi nagu siin mängida, aga ta ei luba väga kõrgeid putte nagu. Ja see oli siuke annukene. Nii. Sul on sama probleem, et rünnak on võimalik, aga kas sealt annab nagu visata?
jah, ikkagi liiga kuidagi kaugelt hakkad pingutama ja läheb. kui ta ikka õigesti käest ei lähe kuidagi siuke, siis ta tulebki siuke, et ta kukub sinna korvi lähedale, aga oppa, üle tuli üle. Indrek võttis ära Birdi. Martin võtab ära Birdi. ja Marko võtab oma, on pea 3 peal ka tema, eks ju. Sinise pea 3. August, ja tundub, et sai sisse, kuna korvisse võeti. Nii, siin on ka mitu trajektoori, teine uus rada, mis me tegime talvisteks. Et lisada 20 raja peale see meie Nõmme rada ja siin 35 oli vist meetreid ja paar 4 siis. Põhimõtteliselt on siin, noh, ma ei teagi. Eeskäega tagaga kummaga on lihtsam sinna väljaku peale saada, et see esimene vise, et tahaks saada sinna väljaku peale Martini oma näiteks nagu super luksvise nagu jah, selleks, et siin mängida. Nüüd saab isegi kahte üritada. Ja just nimelt, et saab kahte isegi üritada. Mis on eriti nagu magus, sest et kui me seda rada tegime, siis me vaatasime, et noh, 135, aga ikka kahte ei võtta siin kuidagi, et teeme ta paar 4. Nii, nüüd on veel üks oda, eks ju. Mis nüüd siis? Meil tekkis hetkeks seal segadus jah, et kuhu ta nüüd täpselt lendas, et ei näinud seda keegi täpselt. Ja need odad on ikka müstilised asjad. Kuigi nad lendavad tegelikult väga arusaadavatesse kohtadesse. Ja Marko tõmbab ilusa raivi sinna jah. Väga kaunis jah. Ja siis jah, eeskäega üritan mina siit minna siuksest kerge Heiser flipist, et läheks otse nagu, et ei ole liiga heal, aga paremal. Ja samas tahaks vältida vasakul olevat puid nagu. Jah, et saada sinna sellesse väljaku peale on üks maha. Just, et jah. Et tahad visata nagu madalalt ja siis on see oht, et sa keerad sinna liiga peale ja see ise küll ebaõnnestus. Aga vaata, kuidas Krister seda sama viset teeb. Ta on vist sama plaan, jah. Okei. Nii, et seda sa tahtsid teha umbes, aga... No mitte isegi jah, päris, aga... Ta vist teeb, jah, ta viskab nagu alastabiilsamaid ja ta oskab nagu võib-olla suurema tundega visata. Sa oskad jälle visata tugevamalt, nagu, et sundida üle minema ise. Ja nüüd on siit päris pikk maa minna ja ütleme jällegi oksad siin segavad, et ei saa väga... Aga kui sa viskama läksid, mõtlesid nagu, et võtan 3 või juba olid nagu mõtlemas, et... Ei, kindlasti ma läksid ikka 3 viskama, ma teadsin, et ma võin siit välja visata, aga... See jah, see madalus siin teeb natuke nagu kuidagi... Segab. Keegi ei tea, millal tuleb see vise. Aga nüüd... Nojah, oleks siin skippav pinnas, siis see oleks okei, aga kuna siin ei ole mingit... Siin on mättad, mis võtavad igasugused asjad kinni. Ma ei tea. Siiski hästi tööd välja, et nüüd sul on 4 praktiliselt nagu... Ja, et sain vist Martinist sain siiski kaugemale 2 viskega. No, hea töö. Napilt. Nüüd oli päris... Oota, mitmes vise see temal oli? Teine, jah, nii et see oda oli päris okei koha peal. Jah, ja Krister päris hea üritus oli. Just, Krister on väga hästi. No Marksi vise on siis nüüd läheneb ilusti. Jääb sinna 4-5 meetri peale. Aga Martin siis üritab siit 2 visata. Jah, nii, tulin ka siia tagasi ja vaatame, mis siis nagu... Kas tõesti
ja näeme järjekordset Eaglit. Ahed on juba võtnud ja see seekord ei tulnud nagu, eks ta. Jah, see on selline üritamise värk, et ega see ei ole nii kohustuslik. Jah, pigem nagu loodad, et hästi läheb ja riputad sinna ja... Nagu sinagi nüüd väike lootus ikka veel on, et saab nagu pöördi. Aga ega see koht siuke ei ole just nagu väga niimoodi. Ikka juba teadsid, et... Oled pigem lepid näljaga ja nii ongi, et... Nii, seal on siis see puu... Jah, et Indrekul on jalga vahel nagu oks, et ta astus... Nii, 17 rada, 4 rada on lõpuni ja 100 meetrit otse. Minu oleks ka väga huvitav rada, et siuke nagu... Ütleme siis... Paneb proovilegi. Nii, Martin viskab mingi päris aeglase kettega keskmaaga, eks ju. See peaks olema M3 tal. Päris huvitav. Et ta sellisel rajal, no see on nagu kinda peal minek, sest sa ei taha siin kunagi metsa minna, nagu et sa pead saama selle koridorile pihta ja jääma selle koridorile. Metsa võib minna alles korvi juures, siis on kõik okei veel. Martin tuleb ka hea ise, et kas nüüd hoiab piisavalt. Ja Marksi lei siiski läheb. Keerab ka nagu lõpuks. Ja veel hüppas seal oli näha, et vasakule. No, jah. Jällegi midagi hullu ei ole. Sa saad äkki sealt puudavalt isegi üritada korvile visata. Aga pigem mängid kolme. Mis seal siis eeskäega? Mingi otse lendav ketas peaks selleks olema, et liiga palju ära ei keeraks. Jah, aga ikkagi driverid lisatakse siin ikkagi enamus jaalt. Ja, sealt oleks pidanud tulema ilus skipp, aga tuli kuidagi nagu õhku skipp. Mingi siukene hunnik oli maas. Jah, mutid on mis seal üks juures. Ja Oda läks siit kaamera vasakust nurgast oli näha, et Oda läks teele. Ja kukkus alla sinna vasakule, nüüd ma nägin ka lõpuks, kuhu kukub see Oda. Jah, huvitav lahendus jälle. See on raske rada algajatele. Noh, ma ei mõtle siin praegu just teid, aga ma mõtlen üldse, et nõmmel radadest üks keerulisemaid. Minu ise läheb võib-olla natukene liiga ülesse. Jah, päris kõrge. Aga samas vältisin neid oksi ja kaugust tuli ja... Just, kuna ükski oks maha ei võtnud, siis sa jäid ikkagi just sinna korvilädele metsa, et see nagu on selline koht, kus saab mängida. Kui Krister üritamas, siis vaata. Muret, et midagi ees ei ole, aga päris distantsi ikka on ja ei vea välja vist. Pigem võib öelda, et oli hea lähenemine. Jah, korvi all ja ei pea muretsema puti pärast. Nii, Indrekul on samamoodi, siit on võimalust teha siuke kukutamine. Aga ei olnud piisavalt kõrge. Nii, Martin on seal 10 meetri joonest natuke üle. Jah, siuke 12 peal või. Huvitav, et ta vasaku jala pealt viskab. See on huvitav ennem ka nii öelda. Assa ja üle. Ja sina oled siis ka seal kuskil sama kaugel või? Aga lihtsalt palju rohkem metsa sees, et ma oleks eeldanud, et Martin on isegi lähemal, aga... Mul on vist joon paistab siin ees jah, et kuskil 11 meetrit on mul minna. Jah, kollane läheb. Just. Ja siin on raske see valik alati, et kummalt pool puid ja... Et see koha valik, et... Et sa tõenäoliselt seal vaatad neid mitmeid variante, et kuidas saaks kõige paremini nagu kaalud, et... Eemaldad need lahtised oksad siit, et vähem oleks takistusi ees ja... Eks see võistluse kogemus annabki selle, et sa oskad rohkem aega maha võtta, et sa ei kiirusta ja sa vaatad neid variante ja ei vali seda esimest, mis pähe tuleb kohe. Kuigi tihti öeldakse, et see on kõige õigem, aga seal putimisel, mille sa tead, seal on need puudevahed on erinevad ja mõnikord pead vaatama selle järgi, kust on kõige ohutum visata läbi, nagu, et ei jääks siia metsa ja teine kord on just, et kust on võimalik ikkagi sisse visata. Nii. Tuleb ära siit see. Tuli üks birdie, tuli sellisest kohast, kus ei oleks oodanudki. No võt, Riima. Võtame Janno ka nüüd korvi eest ära. Ja jah, kaameramees andis teada sellest. Martin võtab 3 ja teised ka ja tõusid jälle -15 peale nagu sina. Et sa oled siis selgelt nagu Markost ja Indrekust ees ja Kristerist ka. Võiksid arvata, et teisel kohal, aga me teame, et tegelikult on ka Tommi tulnud teisest puulist väga kõva tulemusega. Aga nüüd siis järgmine nädal sükene kerge haiserkaar ja... Tagakäe rada puhas. Tuleb lihtsalt visata 55 meetrit õhku ja korvi alla tagasi hajuda. Nii nagu need kettad ise ennast teevad, kui nad on vähegi ülestabiilsed. Ja esimene sõun korvi all. Teisena tuleb pea 1.
ei ole nii ülestabiilne ketas kui Zone, aga siiski putri on üle-stabiilne ja võllu vist on natuke rohkem nagu Zone'ist, et peaks sinna korra peale vedama. Just. Kui sa paned seda spinni talle sisse ja seda nurka, siis ta kerib ja kerib sinna väga hästi, nagu pildilt on ka näha. Jah, läheb ka kaugele, see on natuke nagu korvile lähemale nagu, et jah, seda küll, et ei tule nii kiiresti alla nagu otse ees Zone. Seekord siis Marksi oma ja teeb kõike seda sama. Ega identne nagu minu viskega, jah. Just, maandumiskoht on üsna sama puutmeetri sees. Ja ka Kristel peab tagakäega, päris üllatav lugu. Ja puu võttis alla ja siiski ta jätkas teed korvi poole peale puuga põrkamist, see oli päris positiivne Kristeri jaoks. Ta ei põrganud sealt tagasi või paremale vasakule, mis on nagu teeb selle asja keeruliseks. Ja viimasena tuleb. Ja Indrek siis ka päris hästi saab siin 7 meetri peale. Just, ehk siis nii peakski nagu mängima nagu Leaderpool jah, et siin, et see rada ei ole mingi selline, kus peaks kuhugi poole peale jääma, et üks kõige tõenäoliselt birdie frame'i radasid, kui kogu puhul peaks saama birdid. Siin aga päris lähedal, aga sinna see ei, et see birdie frame'i nüüd ei tule. Ja Krister jah, võib-olla kõige ebakindlam tagakäega, nagu ma ütlen, et siis võib-olla tema jaoks jah, see ei olnud nii kindel rada, kus võtta seda birdit, aga eks teised muidugi peavad võtma ja Marksil vaja võttida jälle siuke standardne putt, mis mõnikord satub ka mööda minema, aga seekord ringi lõpus juba kesisoe ei ole seda ohtu. Sul on juba selline, kus enam ei karda ka vist. Jah, parem ikka teha liigutused muidugi ära kindlalt, et teha, et ei tasu nagu alahinnat, et lähed ja paned naksti. Nii, sul on 2 ja 3 punktised edud siis. Ja Krister ainsana siis ei saanud. Nii, 19 rada, 80 meetrit otse ja siis paremale, või vabandust, vasakule, kogu aeg vasakule. See esimene viske on. Ja mis on sinul selle rajaga nagu meeles? No ütleme nii, et jah, terve nädalavahetus väga rasket, ütleme nii, et ei leidnudki seda õiget lahendust enda jaoks, et ei tulnud see vise ühel poole ja teise poolt välja ja lendab väga halba kohta sinna esimestesse puudesse. Jep, liiga kitsas. Siin on vaja saada see õhku sirgelt ja siis, et ta hakkaks hajuma korvi poole, et see on see lihtne asi nagu, aga selleks on vaja see nagu sihik peab paigas olema, ütleme, see on õige siis. Ja Martin tõmbab oma H2 hübriid driveri väga kenasti siia. Täiesti õigesse kohta, nagu selles mõttes, et see skip oli veel maasika stardil. Nii, mis kettaga läheb Marks, võib olla sarnane ketas, natuke madalam, aga tuleb ka hästi, tuleb. Ei saa sellist skippi, aga on ka sellisel kohal, kust ikkagi võimalus ennadele veel birdie puttida. Ja Indrek tuleb siit ka. Eks oleme X1-ga. Täitsa ilusti sinna korvi juurde. Ehk tagakäega ikkagi kanged kettad on siin see ravim. Ja mida teeb mees? Eeskäega läheb viskama seda rada. See on kõige vähem eeskä rada, mis saab meil olla. Aga kus on ja on. See oli putter, kui ma ei eksi. No, väga kaval, kuna ta otse oskab visata, siis seal põhiline ongi sellest esimest otse koridorist läbi saada, kust sina nagu ilmselgelt ei saanud. Jah, ja pean nüüd siin puuda vahel võitlema ja neid pillusid otsima, kus see vise teha nagu, et päris põnev koht. Alastabiilsega niimoodi üritan sinna korvile läheneda. See on sinu puhul siis F5 või? Jah, F5 peaks olema. Ja, vaatame, läheb annukas ja läheb päris hästi, aga lõpus ei olnud seda rolli vaja, aga vähemalt sul on selge auk ühtegi puud ka eest, et sa saad üritada. Kristeril on küll hullem koht, aga tal õnneks on see teiseks viskeks. Pigem vaatad, et kuidas saaks lihtsalt selle 3 siit. Teeb teda murelikuks, nagu selgelt on näha, et ta ei saa aru, kust siit üldse saaks läheneda niimoodi, et oleks võimalustki saada sisse. Aga midagi ta sealt leiab nüüd. Punase ketta. Jah, punase ketta. Ma ütleks, et sealt oli jah, Stanvist ma ütleks ka, et on Prodigiga, aga ei tea, mis ketas see on, mida ta täpselt, kas ta läheb seda annukat viskama või tundub nagu, jah. Tahaks nagu visata annukat, jah, aga keerab suht-ruttu tagasi. No see tundus alati rohkem võib-olla fairway driver, et neid nii nõrgalt visates nad ikkagi keeravad. Ja vaatame edasi. Ei tulnud, esimene birdie ei tulnud ära ja nüüd vaatame, kas Marksil kukub äkki sisse. Ja
veel natuke läks kaugemalt mööda ja sa oled umbes sama kaugel. Ja lähed üritama siis täpselt siin 10,5 meetrit ja et võimalus on nagu see 3 siit võtta veel. Just. Jah, üla rauda apit. Ei tahtnud lühikseks jätta kindlasti, aga... Ja põrka sul allapoole, mis tähendab, et ta oli päris seal ülarauva alumise osa pistumisega. Kahjuks. Aga jah, see on õige, et alla ei ole mõtet jätta. Pigem kõrgelt vastus läheb. Ebaõnn. Ja Krister saab oma 3 kätte siit. Ja Martin... Tema kohta kindlasti hea tulemus. Kena 2, jah. Just. Ja siis jääb veel Markol vormistada oma... See on jah paar. Jah. Ja selle ta võtab. Ja Martin läks natuke eest ära. Ja põhjus tulid ka lähemale minule, et ainult 1 punktiga veel Marko ees. Et midagi ei jäeta lihtsaks. 115 meetrit ja paar 4, sest et on vaja visata 2 puu vahelt läbi. See on see raskus siin ajal. 2 seal on punasega märgitud. Ja siin ütleme on ka nähtud 2, aga enne kõike eestkäega. Martin võttis esimesel ringil vist. Jah, T4 vistab ta siin, ma tean, et... Jah, ja tal on see T4 kuidagi väga julgelt on käes ja läbi ta sellest mandust viskas ja kuhugi sinna tahapoole sai kukkus, et hiljem saame teada, kui lähedale või kaugele ta jäi. Marks läheb ka vist läbi viskama, vaadates hoovõtu järgi. Natuke madalalt läheb. Jah, nagu üli otsene, aga see kivi seal keskel, selle madala viske tappis ära, aga sai läbi. Pluss seda otsa ei saa. Ja vasakul te näete neid punaseid tokke, seal on OB, aga see õnneks ei sega kedagi. Jah, Indrekul nüüd Mando puust põrkas sinna parema, et ei teagi, kas läks nüüd OB-sse või... Jah, liiga paremale läks see viset, ei olnud piisavalt palju pandud nagu kas nurka või spinni. Kahju, aga jah, tema läbi ei saanud. Krister samuti eeskäega läheb üritama. Mis on siin tegelikult nagu see, et kui läbi saad, siis ta keerab ju lõpus korvi poole. See on nagu hea vise. Tuleb. Piisavalt tagasi keerab. Just, seda vist ei olnud, et ta nüüd päris korvile mängiks, aga tal on ikka väga hea võimalus pördi võtta. Ja mina siis kasutan siin nagu teistsugust lahendust, et viskan siin puteriga nagu... Päris naljakas lugu, jah. Teen selle nagu lähenemisviske juba esimeseks. Just, sellest on räägitud, et need on päris huvitavad rajad, kus sa lähened esimesena ja siis teed drive'i nii-öelda. Et maailmas enamus rajad on vastupidi loogilises järjekorras, aga siin targalt mängides, kui sul õnnestub nii ja see lähenemine, me oleme ju palju siin, kes me oleme mänginud nädalavõistlusi, ei lähe alati üldse sellise koha peale, kus sa saaks üritada mingit normaalset viset. Sul, ma ütleks, on päris mõnus koht, eriti eeskäe jaoks, mis nagu sinule siit sobib. Siit tuleb jah, üks on 95 meetrit vise teha, siuke taevasse, et kõvasti oleks ülestamine ketas. Sinul on siis jällegi see roheline T1 ja vaatame. No läheb. Olemas. Et miks mitte nii mängida nagu jah, et palju vähem riskivabam kui need teiste meeste omad, et siin küll kõigil, mitte kõigil ei läinud õnneks, aga nii, ja nüüd siis see koht, kus mina imestasin, et miks ei visanud Indrek selge ees, et oleks saanud palju rohkem ruumi, et sealt mandust läbi visata. Võib-olla see vähene mängu kogenemus oli ikka, ma ei arva. Võib-olla ta ei ole harjutanud seda, aga see tasub ära nagu, et sa keerad vasaku jala hoopis markeri taha ja siis astud paremaga välja ja selge ees saab veel tagakäega saab väga hästi visata. Nii, ja Marko läheneme nüüd läheb siin vastu puud enne viimast puudust. Ei olnud nii, jah. No ega tal see drive'i ei olnud nagu ideaalne, et sealt oli päris keeruline läheneda. Ja nii ta läkski. No äkki Kristeril siis nagu parem. Jah, Kristeril on siuke, tuleb sealt vahest zone läbi panna ja loota, et ta lõpus ilusti paremale tuleb, mis on see, mida see zone peaks tegema. Ja tuleb nüüd. Just, nii see käib nagu. Ülestabiilse ketta võlud. On lähedal. Ja Martin on ikkagi jäänud siia võsa äärde, et ei tulnud see ketast tagasi, et oleks veel rohkem õhku olnud või spinni või midagi. Ja võt, Martin näed, võtab seda õiget asendit. Nii sa saad sealt endale palju rohkem ruumi, kui sa astud tagurpidi välja ja viskad tagakäega. Sealt väga okei liigutus saab teha selles asendis. Lähenemiseks eriti, see on täiesti piisav, et ei pea väga palju pingutama. Just. Aga on vaba maa visata. Töötab. Temaga on kõik hästi ja ta võtab oma 11. pöördi või siis tegelikult on neid rohkem, aga -11 kokku. Nii, ja Marko jäi siis päris selle puu taha, et ta on mingi 15 meetrit. Kindlasti. Jah. Oleks muidugi magus lõpetada siit see pöördiga see
päeva viimane korv. Anda endale veel võimalus. Ai, hästi võttis korv selle vastu. Mõnus tunne niimoodi koju minna. Jah, siin ei ole muret nagu, et võib magada ilusti nagu ja homseks olla valmis. Aga nüüd, mis teeb Krister? Vabandust, Kristeri une suhtes mul on tõsine katlus, et see ööda ei maganud väga hästi. Sest see jääb nagu kummitama nagu, et... Iga natukene sai magada. Et mis asja nagu... Ai. Aga noh, kogemus tuleb selliste vigadega nagu, et ma usun, et ta võtab iga järgmist ringi viimast putti nagu järgmistel kordadel tõsisemalt. Tegid lõpu huvitavaks olla. Ja siis me võtame oma pöördid ja... Seis on selge. Martin võitis ja Tommi tuli tagant teiseks. Ja sina ja Marko olete siis ülejäänud finaalringil osalejad. Aga finaalringi videot vaadates jälle näeme. Kõike paremat. Tänud.